loomaaias, taevas sünge ja nii hall. Inglise loomakaitsjate hinnangu kohaselt pole mõnedele loomaliikidele Tallinna loomaaias tagatud isegi minimaalsed euronõuded. Maailma suurima maismaakiskja jääkaru, väike puur ja nadid elutingimused on selle ehedaks tõestuseks. Jääkarude kurb eluke teeb nukraks ka meie oma inimesi. Käime siin loomaaias suhteliselt tihti ja alati, kui ma siia jääkaru puuri juurde tulen, siis tahavad pisarad silma tulla, sellepärast, et see on kurb. Et see on nii kurb, et see loomakene elab sellistes tingimustes. Aru elab loomaaias, katsakas ja muidu maias ja nii kõmib aina. Loomaaia tegelased peavad Born Free loomakaitsjad emotsionaalseteks fanaatikuteks, kelle arvates tuleks loomaaiad üldse kinni panna. Ka esitatud raport polnud kaugeltki objektiivne ja Mati Kaan nimetas seda lausa odavaks haltuuraks. Vaatamata sellele möönab loomaaia juht, et paljud etteheited on ka igati õigustatud. Kui me 30 aastat tagasi Vene sõjaväe välja surusime ja nende vanad laod kiiruga loomade jaoks kohandasime, siis oli jutuks, et 10-15 aastaga ehitatakse kogu loomaaed valmis. Aga siis jäid asjad seisma ja me oleme sellel sajandil üsna paljudele elukatele saanud juba paremad tingimused, aga jääkarud on praegu tõesti kõige kitsam koht, sellepärast et nende tänapäevasele tasemele vastav ekspositsioon läheks maksma kusagil nii 3-4 miljoni euro vahel ja me ise vaatame lootusega ja ootame järgmist turismimeedet, et tahaksime sinna taotlust teha, aga ega kerge ei ole sealt ega rääkimata linna eelarvest või riigi eelarvest nii suuri rahasid saada. Tallinna loomaaia jääkarud elavad tõesti väga halbades tingimustes. Puurid on vanad, väikesed ja ebamugavad. Loomamürakad ise peavad tatsama betooni peal ja imeväikesesse basseini nad enam vaatajat ei mahugi. Puurid on ka juba ohtlikuks muutunud ja kivid varisevad. Ühel hetkel võib jõuline loom sealt lihtsalt välja murda. Tegelikult inimesed tulevad siia saama positiivseid emotsioone. Ja kui need karud, kui neid on selline saatus tabanud, siis need tingimused võiks olla vähemalt sellised, mis seda saatust õigustaks. Päris arengumaa tasemel me ikka ei ole, olgem ausad. Ausalt oleks küll. See on ikka aus vastus, kui sa juba ausalt tahtsid. Uus jääkarude aedik peaks tulema üsna peaväravate lähedusse. Siia peab tulevikus tulema Polaarium ja selles samas nurgas ongi ette nähtud paar tuhat ruutmeetrit suur ekspositsioon, kus nad siis saavad tõesti tänapäevasel tasemel olla ja ennast hästi tunda ja kui kõige hästi hakkab olema, siis on siin 2 niisugust avarat nii kruusa kui taimestikuga kaetud ala ja mis kõige olulisem, et siin on siis kummaski aias suur ja sügav bassein, kus on siis kokku ringlemas läbi filtrite umbes 1500 kantmeetrit vett ja kus on neid võimalik ka vee all tegutsemas läbi klaasi näha ja nii nagu tõesti praegust tänapäevaselt loomaaedades maailmas on tehtud. Veronika ja Olivia Elise ei kavatse niisama passida ja üritavad soiku jäänud jääkarude projektile uuesti eluvaimu sisse puhuda. Ka head inimesed saavad meie esindusloomaaia ühe häbipleki likvideerimisel ja polaarmõmmide uue kodu rajamisel kaasa lüüa. Annetusi oodatakse Tallinna loomaaia sõprade seltsi arveldusarvele 22 101 071 6613. Selgitusse palutakse märkida jääkaru uus kodu. Sina ainult karu armastan.